Jou rahvas. No tšau, mäletate seda pilli veel või? See ilus Soome Nissan 350Z, mis on seisnud siin, ma ei tea, paar kuud nüüd, kuna see driftib maikuust saati vist. Täna on meil mitmes mingi 23. juuli ja 1. augustil on Drift Factory Matsuri ja see pill peab seal sõitma. Ja homme ma lähen Driftmastersit Riiga vaatama. Nii et põhimõtteliselt on aega mingisugune 7 päeva, et see pill teha valmis. Ja ma olen võrranud juppe, igal pool midagi, hakkab pihta kuskilt. Kõige tähtsam, tagatiivad. Need on viibrist nüüd, kuna see härra on seal teinud juba siukest, ma ei tea, pro-auto ehitust, et on tagatiivad ära lõikanud ja katus ära lõikanud, siis näete, vaadake seda pilli. Mul on karbon katusega juba mitu autot varsti. Salongi tuleb midagi panna siin tööle, sest praegu on siin tühi maa. Ma olen mingid adapterid ostnud siia, et lihtsamini oleks kinnitada. Rohkem ma ei tea midagi. Ma olen seda autot paar korda käima pannud. Ta ei käinud üldse hästi. Siis ma avastasin siit lõpuks, et siit selle poole süütepooli juhtmed olid valesti täielikult. Need said nüüd korda. Nüüd on vaja jahutuse süsteem teha valmis. Siit on kõik asjad veel lahti, jahutusemad, ma ei tea, see on näha, et see mootor on lahti käinud. Siin on värsked need silikoni jäljed igale pool, ma loodan, et see on õigesti kokku pandud esiteks. Siis on vaja õhuvõtt teha, see on praegu mul selline käivitamise jaoks. Siis on vaja aku paigaldada. Siis on vaja ventikate juhtimine teha, sest need ventika juhtmed jõuavad praegu siia välja. See on vaja soojaks lasta, vaadata, mis see mootor teeb. Siis on siin mingid juppe, õliradikas, istmekinnitused, uus pidurisilinder, õlipanni spacer, et rohkem õli saaks sinna sisse. Tuleb siin Kareli käest. Siis on tagatihvri tugi, kütusepaagi korkuus, ma ei viitsi seda sinna fiibri sisse lõikama hakata, seda vana. Mis veel? Siin on õlijahutuse adapterplaat, kus mul veel midagi on kuidagi vähe neid asju. Ja selle autoga tuleb siis kaks projekti. Esimene on siis Drift Factory'l lähen sõidan ise ja teine projekt on siis, et paneme ühe noore poisi sõitma. Nii noor ta enam ei ole, kaamera taga praegu seal. Ta pole kunagi päriselt driftiautoga sõitnud, aga ta teeb igasuguseid asju alati esimese korraga väga hästi, nii et me tahame näha, kas ta driftiga oskab. Nii et kui see Matsuri on tehtud, siis läheme Kehalasse ja paneme Andrese sõitma. Varsti te kõik näete, kes Andres on. Äkki meil siin uus noor talent. Äkki ma olengi juba ise drifti jaoks liiga vana hakanud, managerin onniks pigem. Ma olen siin kuulnud jutte ka, et Karel ka iga aasta lõpetab seda driftimist, nii et aga äge on ehitada, mulle meeldib väga ehitada, sõita on ka äge, aga selle autoga näiteks on nii keeruline see sõitmine, kuna etanol, kõik jutud keeruline, rehvid, värgid kuluvad, 2 ringi, kõik läbi, mootor laiali lahti, kõik. Nii et prooviks teha siukse auto, millega saab fannida. Ja see mees on nii palju tööd ära teinud, vaadaks seda ninaraami näiteks. See on ju kõik custom tehtud, kõik radikid, kinnitused, asjad, stange kinnitused, bashbar ees. Et kui väga tahaks, saaks sellest semipro-pilli teha, kui laseks see puuri kohe sisse teha. Ja kuskilt oleks natuke jõudu vaja juurde ka, mingi 100 abujõudu. Mul on see sees. Kuna siin turvahoida kõik asjad on ära võetud, siis ma ostsin selle harnesbarri või kuidas seda nimetaks, see tuleb paigaldada siia. Ehk siis panen korvistme. Ja et turvavöö panna selle harnesbar. Tegelikult võiks turvakaar ka ikkagi olla juba, nagu kui sa korvistme paned, aga sellega me ei jõua hetkel tegeleda. Vaatame, ma siin küsisin juba pakkumises Sallu käest näiteks ja võiks võib-olla siis kaare nii teha, et sellest on lihtne puur edasi teha või ma ei teagi, mõtleb välja. Aga kõigepealt on vaja see auto käima saada. Esiteks vaadatakse, mootor töötab, kas ta liigub, kas kõik olulised asjad töötavad. Sest ma näitan teile, kus praegu see auto süüde sisse käib näiteks. Seal on võti ja nupp tegelikult. Selle nupu taga pole ühtegi juhet, see ei tee midagi. Ja võti keerab praegu ei tegi midagi. Mul on siin väline aku. Praegu mu buksiiri aku. Ja kui ma panen selle siia, tegi juba plõksu, sest siin on üks punane juhe veetud. See juhe paneb praegu mootoril nii-öelda aju käima. Ma arvan, et siia on vaja veits parem lahendus leida. Siis tuleb siin puhastada, koristada, kasida, mingit akuhapet on siin, ma ei tea, mis iganes asju ja see Halteki aju on siin küljes hetkel ja E85 on sees paagis, nii et proovime kõigepealt sellega käima saada.
Sest üks probleem, mida ma originaalaju puhul märkasin, sest see on tegelikult plug and play, seal on pistik taga ja selle tegelikult saab ümber vahetada originaalaju vastu. Mul on originaalaju isegi olemas, aga siin pole lambdasid. See mees on lambda juhtmed ära kaotanud siit või lõikanud või ma ei teagi, sest ma ei suuda neid leida. Ja sellisel juhul võib-olla on parem ikkagi kasutada Alteki. Tal on mingi lambda kontroller siia pandud, eraldi üks seal keskel. Ja sealt saab tegelikult 5 volti signaali Altekile tõmmata. Ja seda ka praegu pole küljes, et lambdad vedelesid kuskil seal varvase kastis. Ja nii et vaatame, kuidas see asi nagu päriselt käima panna nii, et oleks safe ja töötaks kõik ja kas see etanoli asi on üldse mõistlik. Aga kui meil on Alteks, me saame iga kell seda ise timmida, muuta, võib-olla paneme tavabensu peal tagasi, saabki õppida seadistamist. Peaks ise kuradi kõik ära liitima ja nullist hakkama seadistama, vaatame, mis juhtub. Aga ma ei tea, hakkan pihta. Esimese asjana siis mina hakkan jahutussüsteemiga tegelema ja mul siin kaameramees hakkab võib-olla siis piduritega tegelema või ma ei tea, vaatame veel. Äkki saame siis varsti käima panna ja natuke liigutada. Seda ma vaatasin ka, et siduriõli ei ole, nii et siduripedaal ilmselt ei tega midagi. Seda tuleb õhutada. Teha on palju, aega on vähe. 1. august ei ole kaugel üldse. Kõige hullem, mis meil siin veel on, me peame selle esiklaasi eest ära võtma üldsegi, et see katus siia paigaldada ja võib-olla tegelikult on juhtmeid hea teha, aga esiklaasi ei ole, see armatuuri alla võib igalt poolt ligi, võtame armatuuriga ära, ma ei tea, võib-olla. Toimetame! Siit surub veel sisse. Tegelikult neid Nissanid peabki niimoodi õhutama, et siit saab tõmmata kohe vett peale. Paneme süüte sisse. Süüde sees. Klõpsud käisid. Näed, mul läks ka tõmbama. Nii, vaatame ajule saab ligi. F5. Nüüd jah. Käib vastu kasti või midagi. Aga käib. Hea etal on. Mul on naljaks nagu siin oleks mingid kanged nukad pandud. Tahaks mingit tempe kuskilt näha. No vesi pole ära kadunud. See on vaat suuri. On nüüd kämmed. Huvitav. Töökäik ujub, tundub hästi rikas, segu pöördesse väga hästi ei lähe. Aga no ma ei saa originaalaju ka panna siia praegu peale, sest etanol on sees. Ja lambdasid ei ole, see kütab ka nii... jälle läks visir. Aga kuule nüüd kõlus täiesti ära. Oota, 4 reakoodi on nii. Mingi tõenad on see mootori äkki nii kokku pannud, et siin on ajastus paigast ära. See käib küll nagu süüke, aga ma ei tea. Aga ma ei tea nüüd, kas need on past codes. Kustame ära, paneme korra käima vast. Paks korgi peale nüüd või? Jah. Kui ma ei teaks, mis see tähendab kõik siin. Aga ma sain rekordida veits seda, kuidas see auto käis. Korraks on siin kaasa ka. Ja siin on näha, et tüükäigult on nagu ujus. Kõik nagu muud jooned jooksevad ilusti, aga süüte mingisugune advanced, mis see tähendab. See keerab ennast edasi-tagasi nagu. Aga ma arvan, et sinna peaks lambdad külge panema ja vaatame üldse, mis see segu näitab. Kuna tegelikult lambda see kell on olemas seal, lihtsalt lambdad on vaja külge panna, ära ühendada selle asjad ja pool taha ühendada, siis peaks nägema seal. Üldse tuleks süüde teha korda niimoodi, et võtmest saab süüte sisse keerata ja starterit panna. Praegu on niimoodi, et süüde käib sealt mingi ühe juhtmega ja võtmest käib starter ja kütusepump põhimõtteliselt. Ehk kui võtme keerad ära, see auto veel käib nii kaua, kui kütet on. Nii et kahtlemärk. Alt saime ühega soojaks ära. Vaata nüüd, kui ilus heli siin sees on. Etanoli segu. Oih, mis asja? Magnetiga kõrk. Nagu puhas, aga haiseb. Etanoli on
arvatud sellest, et kui need 3 silindrit seal valesti tegid tööd, siis ta peksis klapp nende kolmirõngeste vahelt etanoli alla. Aga nüüd tuleb see põhi ära võtta, saab selle spaceri paika panna, siis hakkab edasi mõtlema. Siis tuleks tegelikult lambdad paika panna. Aga ma ei teagi, kuhu ja miks ja mitu. Siin on 4 lambda punni. Need olid lahtised. Panin see ise punnid praegu ette. Sumpsi pole ka keegi veel näinud. Odavalt sai tellitud see Hiina jupp ja siis UK-s sai tellitud see lõpujupit. Aga päris hea tähte, ma arvan. Ja siit võin saada järgi, kas siin on see detsibel killer sees või? Et kas see käib ära siit või? Vaatame. Aga siin lõpu kinnitust ei ole, siit originaal see on puudu. Ja see käib joogu vastu praegu. Kohe näed, palju õli sisse jääb. Kui õlivahetust teed. Opa, ikka jääb. Ma ei uskanud, et nii palju jääb. Ilus põrand, võeti endalt peale. Ikka kallasin endale ka peale. Bloopers. Kurat. Ma teadsin, et seal on õli. Mis siin on? See tekib etanolis siuke. Mis tükid need on siin? Mingi silkari tükis. Kuidagi nii vedel tundub see kraam, aga tegelikult on hea kraam. Nii, esimene kiht on tehtud. Tõuka see tünn ära. Nii, võta see püss korra, lase kergelt ligi. Oba! Juurde ja... Mis tegid nüüd siis? Mis ma tegin? Ma ei tea. Panin spaceri vahel ja silikoneerisin ära. Mis ta annab sulle? See annab seda, et õlimahtu tekib juurde. See õlivõttur läks alla poole, ehk siis kui sõidad drifti, siis on kindlam tunne, et siin on rohkem õli ja pump saab alati kätte. Teooria on vähemalt selline. Sa sõidad drifti või? Ükskord sõitsin. Pole veel ammu seast sõitnud. Käes on teisipäeva õhtu juba ja laupäev on mitte väga kaugel. Hakkasin seda tiiba siia paika panema, aga see ei istu mitte kuidagi, aga lõpuks sain kuidagi. See nurk siin on. Aga drifti auto kohta käib küll. Nii et üks tiib on kinnitatud. Vahepeal veel on nokitsenud siin natuke. Uus piduri peasilinder. Siin on paar detaili puudumad lood. Siis homme tuleb Silverappi juhtmeid tegema. Homme hakkan katusega tegelema. Täna juba natuke timmisin siin. Võtsin need nurgad lahti kõik. Siin on igasugused värve. See on oranž olnud vahepeal ja see on sinine olnud ja see on roheline olnud. Aga siit tuleb lõigata veel klaasi ristud ja asjad võtsin ka ära. Homme tuleb klaas eest lõigata. Siis see tiibade asi võtab aega. Siin teisel pool võtab ilmselt veel rohkem aega. Kuna siin on see kütuseluuk. Seda ma ei viitsi siia ette sisse lõigata. Vaid panen siia ilusa nuki korgi. Muudest asjadest veel iste sissegi mingi aeg. Wisewabi asjad tuleb ära otsida. Kässer. Ma ei teaks, lokit ei jõuab üldse pannagi. Ja selle autoga pole veel ühtegi meetrit liikunud ju, sest sidur tuleb õhutada. Ja ilma istmata ei saagi. Ja et hakkan teise poole tiivaga vässama. Tundub, et ma teen endal tööd juurde. Aga õnneks on tulnud mulle abimees Andres ehk Andu. Andu aitab mul teha siin asju ja varsti paneme Andu roogi käsi. Vaatame, kuidas tal siis esimene kogemus kuival driftiautoga on. Nii et sellest teeme eraldi episoodi. Ja saaks mõõtma. Nüüd on see plaan, et kui me oleme kahekesi, saab klaasi eest võtta ja siis teeme katuse ära kiirelt. Ja siis on teine tiib ära vaja lõpetada. Ehk siis tegelikult on siia
see toru on siit ära võetud, siit lõikame maha ja sinna läheb otsa mingi lõdvik vahele ja siis tuleb paigaldada sinna fiibri sisse. Selline asi hoopis. Sest siin lihtsalt sai tehtud see luuk see sisse, noh. See on nagu, ei ole äge. Vaadake, kui palju ägedam see oleks. Nii et õpid iga kord. Järjest hakata niimoodi, kui hakkad kangutama, siis läheb lihtsam. Nagu oleks teinud ühe korra sükest tööd. Karp on katust paigaldanud mingile roimale. Nii et väga raske ei tundu. Otsime kõik need punktkeevitsud üles ja lasin siit serad enam puhtaks. Et siin on näha. Et kui kõik need saab lahti, siis tuleb meisel vahel ja tuleb katus maha. Ma ei tea, miks ta sinna keskele sükse augule lõikad. Point sellel on, aga ma ei tea. Noh, nagu päris. Kus ise juba kinni? Juba jäi kinni. Väga hull ei olnudki, saime hakkama, Aindo tegi suuremuse tööd ära. Mul oli siin vaja arvutis istuda vahepeal. Päris tööd. Jees, jumala ilus. Ta on see oma koht täpselt, siis ta teeb nõksu ja nagu kapoti kinni. Turvakaart või? See on järgmine projekt. Võib-olla polditava turvakaari ostma. Aga laitsis see kardi raja peal sõitmiseks pole hullu. Mõnest kohast peab ära märkima, kus ta on vaja ära lõigata veel. Siin on näiteks selle külje, selle liistu kinnitusüks ja siin on need hinged. Aga noh, põhimõtteliselt on nüüd haljad kohad ära värvida ja siis saab ära liimida, aga tegelikult veel ei ole mõtet liimida. Varsti tuleb Silver siia, aitab elektriga tegeleda natuke. Aitab teha nii, et süüde läheks võtmest sisse, mitte kuskilt juhtmest ja eks vaatame lähemalt, mis siin veel teha on. Tahaks näha palju kütuspaagis on ja mõni tuli võiks põleda. Võt. Aga katusega on päris hästi. No, siit poolt, sealt teiselt poolt näeb isegi paremini. Siit poolt tahab natuke lõikamist, trimmimist. See vorm on võetud ju, see on tegelikult nagu peale tehtud katusele. Ehk siis on siis ühe võrra suurem kui katus ise. Käes on reede. See on mingi hea laul. Oleme majandanud siin 2 päeva hommikust õhtuni, aga põhimõtteliselt nagu midagi poleks muutunud. Aga tegelikult on palju tehtud ja palju veel teha, aga täna on viimane päev, et me jõuaks homme siis rajale. Ja no ma ei tea, kaugelt vaadates pole vist midagi muutunud, aga tegelikult kui hakata detaile vaatama. Pidurisüsteem. Siin on ventikasüsteem, siin on natuke juhtmeid teha. Elekter on ära tehtud niimoodi, et pidurituled töötavad, auto läheb võtmist käima. Silver käis üks õhtu külas, aga me olime nii ametis, et ega väga palju ei filminudki sellest midagi ja noh, ega siin midagi selles mõttes huvitavat ei olnud ka, aga suured tänud Silverile. Siin on mingid trikid tehtud, et see asi lihtsalt töötaks kiiremas korras ja pean veel mingi aku siia kuidagi ära kinnitama. Ja siis on vaja ventika juhtmed lõpuni teha. Iste sisse, katus peale, luuk külge ja viimase asjana on Wisewrap siin. Ma ei tea, kas seda jõuame üldse paigaldada, aga proovime. Klaas kätte. Jah. Selle, mis selle nimi on see? Turvavöö. Harnespar, jah.
sellega on ka probleem, siit on mingid plekid puudu alt, see ei ühildu siia, siin peab tegema mingit trikki, et turvavööd külge saaks. See on äge töö, see turvavööde paigaldus raudselt. Õhufilter tuleb paika saada, tuled külge, kapott peale ja kell on 12 reedel ja pole kordagi selle autoga meetrit sõitnudki. Pidurid tuleb kõik õhutada, üks kässeri toru meil teha. Nüüd on ilusti Wise-Web sees. Kui sa räägid palju teha veel on vaja, siis me pole neid teinud, me oleme mingi palju teinud. Ja iga päev ma oleme siit mingi 10-11 ajal, no isegi 11 ajal pigem koju saanud. Ja sellega on veel üks mure selle elektriga. Kuna sealt on üks plokk puudu, siis CAN-bus ei tööta ja spidokasse ei tule ühtegi signaali, ehk ma ei tea palju kütust on, ma ei tea mis pööre on, ma ei tea palju temp on. Nii et sellega ei jõuagi tegeleda. Aga õnneks auto käib ja teeb ilusat häält, nii et loodame, et kui me siin nüüd kõik asjad kokku saame, istme külge sisse, siis saab esimese ringi teha. Vaadaks seda ilusat tankimisava. Oma väljad olen ka alla juba pannud. Ehk siis midagi pole muutunud, aga midagi on muutunud. Hästi palju on nagu nikerdamist, nokkimist. See kässiri paigaldus, kui võttis seal aega mitu tundi põhimõtteliselt. See ventikate tegemine, piduritorde tegemine. Ma üritasin nagu hästi viisakalt teha. Muidugi kuskilt lekib juba, ma näen. Tilgub. Kus see tilgud? Äge. Juba leke. Pole veel kordagi pedaali vajutanud. Kael lasin enne õli sisse, need tõotama hakata, aga seal on ju ma ei jõudnudki veel. Ei oota, kas ta praegu üle ei visanud? Ei, ma nägin, tilk tuli kuskilt. Nii et kus... see alumine äkki või? See või? Ma pingutan üle kõik. Sa ütled, see mutter läheb siia otsa või? See on meil lõpuni juba keeratud. Tere! 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 Kuule läheb jah? Kaugelt maalt on saabunud kuradi... Ma ei tea, mis asi ta on. See vend, kes mulle rääkis, et peaks minema sinna Driftfactory Matsuurile. Ma olen nädal aega kuradi siin ehitanud ja nüüd ta tuli viimasel päeval ja pani ühe... Tegi ühe piduri otsa vähemalt. Ja päev kinni ka? No. Oota ka. Varianti see, et pann siit vitkib läbi. Mul viskas nii üle juba. Aga ma tegin vahepeal aku kinnituse ära. Andu pani istmepaika, mis on päris suur töö. Nüüd on veel vaja turvaöö panna. Nüüd hakkame õhutama kõiki asju. Ja siis laseme seal pilli soojaks ja vaatame, kas ta ketsiga teeb. Tegib te käes seal. Võtmega läheb käima. Aga kuule, kuidas käib? Pill käib nagu Hayabusa, nukkadega Hayabusa. Aga päris äge. Huvitaks näeme Martinit üle aasta aja driftimas. See saab äge olema. Saab 350 settidega tadevit teha. Ma just ütlesin, et see käib nagu nukkadega Hayabusa. Mis seis on? Ma ei tea, puristab ei käi väga. Meedib pole ka tööl läinud. Aga mingi tempanduri asjad on? Aga termostaat ei lähti. Selle anduri pealt saab tööle. Pidurid asjad töötasid? No pidur oli suht kehva, ehmatas ära. Aga käster on väga hea. Aga ta ei käi ikka õigesti, ma ei tea, mis sellega.
esiteks tundub, et siin on ikkagi mingid pihustid vahetatud ja see vana seade ei tööta. Ja teiseks saime lambdad nüüd tööle. Seal keskel on need. Ja ühendasin lambda näiduga Altekisse. Nii et nüüd on võib-olla seifim natuke. Vaatame. Ma ei tea, mis seade seal on ja kas see töötab, aga ma igatahes pihusti mõõtu muutsin, et see asi käima hakkas. Et homme on kuradi Matsuurile minek on kuradi E92-ga. Pidurid ei ole ju. Vaata, ma tõstan luugi maha korra. Äkki jalapidurid pole üldse. Pompa natuke ette teda. Siis tuleb. Mul on plaan. Vaikil on plaan. Siia palju sirkad ära. Kas või? Täna, tähendab, kell on 20.15 ja tundub, et me oleme saanud tehnika asjadega nii kaugele, et auto käib, sõidab, iste on sees, kässer töötab, pidurid tahaks veel veits õhutamist, ventikad töötavad, lambdad töötavad, Haltek hakkas käima niimoodi, et nagu auto liigub hästi. No mida sa teed? Aga tegelikult pole vahet, kus see asub täpselt, siin on mingi krankud alla teha lihtsalt. Sest tegelikult on see, et pääsita see nende kõrgustega, et ta liiga madalale ei saa minna. Meil on probleem siin. See on nagu stock auto jaoks mõeldud. Harnesparr. Okei, mulle tahtsin juba alla anda vahepeal. Aga nüüd on järgmine plaan. Ma hakkan katust liimima. Michael mõtleb selle taga turvavöö ja selle kõige asja peale. Siis hakkame taga luuki pealdama. Siis on vaja sisse lase kokku panna kapott. Ja no ühe tulesõpka külgemist. Ja Weissweb ei jõua kahjuks. Nii et lähme streeti sõitma. Kui just keegi imekombel kuskilt uksest sisse ei astu ja appi ei tule meil. Ma tean ühte autot. Mis autot? Weissweb all. Milline? See või? See ka. BMW või? Ei, no ma mõtlesingi, et annaks alla ja läheks BMW-ga. Aga ei ole nagu väga kutter või? Kõik on alati valmis saadud nagu uskumatud mured, mis siit välja on tulnud. Seal vennal on kõik poldid mootorid igalt poolt lahti olnud. Ta on lihtsalt, ma ei tea, peale viskanud kõik siia. Ja Genekal laadimist ei olnud, sellepärast ei töötanud lambdad. Altekist oli juhtmed ära lõigatud, lambda juhtmed. Nüüd Altek näeb lambda signaali ja nüüd ta oskab võib-olla mootorit päästa ka, kui vaja on. Aga praeguse kardina tundub see auto ikka jube kiire ja kerge. Aga noh, paneme see klaasi ja paaresse ette. Ega tegelikult väga palju ei muutu kohal. Natukene. No kapott on nüüd kõige raske või? Kapott on raske ja no klaas ise ka kaalub. Okei. Aitab jamast. Ma tahtsin peaaegu alla anda, aga nüüd mul tuli uus motivatsioonilaine. Aga võib-olla annab me ikka alla pärast. Ja siis läheb BMW-ga. Alla anname, siis meil on mehaanikut või? Kus? Jah. Meil on mõne mehaanikut ausalt öeldes. Kõik ei jõua teha ise. Meil on päris palju igast huvitavaid plaane, mida ei ole avalikustanud veel, nii et kui on mõni kuldsete kätega mees, kellel meeldib driftiautosid näputada, siis võib julgesti ühendust võtta. Ja kui lisaks driftiautodele meeldib ka näputada muid autosid, siis see on ainult plussiks. Jah, tahab Berliini tulla 370 seti kapotti. Jaa. Kell on 21.00. Ainult tund aega läinud. Ainult tund aega läinud. Vaata, sisse lasku ma tegin. Katus on peal kuju. Vaikel peab turvavööd külge. Ma panin ühe tule külge, teist ei saa ja mul ei olnud juppe, et siit normaalne sisse lase teha. Nii et läks ketastail. Simon Suvemaa on samasugune sisse lase tavaliselt. Noh, paneme edasi. Vaatame, mis kellaks meil selle kõrdi kapoti ja tagaluugi ja klaasi ette saame. Kell on 22.30 ja auto on valmis vist peaaegu. Aknaid meil ka ei ole. Loodame, et see probleemiks ei saa. Vähemalt on esiaken. Esiaken on ees. Carbon kaatus. Iste on väga ilusti kinnitatud. Ja turvavööd. Aga ma ei tea, ma olen igaks üks reeglid korra läbi veel. Vaatame, kas midagi on ära unustanud või mis peab tegema.
Maikeli auto kapott läks siia peale. Väga professionaalselt tehtud. See ei ole minu tehtud, see on põhimõtteliselt kuskil Arizona. Ei, ma mõtlen need kinnitused. Ma mõtlen see kõigikaitse. Seal on jah mingi kleeps peal on, mis on nagu ussinahaks muutunud. Tagant näeb juba näitsa drifti auto moodi välja. See valge luuk kuidagi teeb nagu ägedaks, ma ei tea miks selle, nagu see tundub nagu väiksem, see nagu aken, kui peaks olema. Must takk teeb puudus. Vähemalt on... Aga noh, davai, lähme siis võtame Bemmi ja lähme sellega. Vaata, kui tehniliselt läbi ei saa, siis Bemmi võtme. Ja kui Bemmiga ka tehniliselt läbi ei saa, siis pead siit rooli vaekardaani võtme ja 370. Ei, aga mul on jumala korralikult teinud kõik, lihtsalt ainuke asi ongi küljeklaasid. Aga ma ei pane kätakast veel laut. Okei, ma lähen vaatan igaks juhuks korraks. Sul käärihmas ei ole? Käärihmast ma ei ole elu sees näinud siuksed asja endale. Äkki sa sõitsid nendega? Ei ole sõitnud. Ma alati klaasiga sõitnud. Kraas on nagu sealaut. Kes koristama tuleb? Ma tean, mingi naise. Lülitame siit välja tänaseks, siis vaatame, kuhu me hommikuks jõuame. Oota, mis asja? Meil on üks shakedown ka veel teha. Ma tahan näha selle auto alt rehvi suitsu. Ennem me ei viitsis seda isegi aagisesse panema. Mine tees, ma filmin. Ei, sina pead tegema ju. Mine aja endal kuradi käsi soojaks ja siis vaatame, äkki paned vaitsvärbi ka alla. Siis, kui sa otsustad nagu nädal aega enne, et sa lähed Matsuurile ja sul on mingi vrakk lihtsalt siin. Või siis, kui sa otsustad nädal aega enne, et sa lähed Matsuurile ja sa pole siiamaani kell 22.30 isegi garaaži jõudnud vaatama, kas su auto on alles. Ma pole peaselt isegi enda autoga tegelenud veel. Väikel auto on veel täiesti, jah. Õnneks sa talvel tegid selle korda juba. Ainult õlisurvega on probleemid, ülejäänud on jumala hästi. On ju? Ei ole. Pärast mingi 60 ringi oli. Peab jaotama vist. Okei, vaatame siis. Ma mõtlen kogu mõtteid korraks. Kell on 20, mis iganes, kesköö. Ja siuksena ma lähen siis Drift Factory Matsuurile. See on Simon Suvemaa spetsial. Uskumatu nädal, kõigega muu kõrvalt seda teha päris raske. Ma olen suht väsinud, aga tahaks tänada kõiki, kes aitasid. Andu ja Enn ja viimasel päeval Maikel aitas väga palju ära teha, nii et ilma nendeta oleks see fail olnud. Üksi on ikka siin neid asju raske teha. Ütleme nii, et täpselt see Driftmastersil käimise aeg ei puudu, et siin oleks saanud veel asjad ära värvida, elusaks teha ja vaisveebiga alla panna. Aga noh, vahepeal lõbutseme ka vist. Aga Driftmastersil käimine teeb väga palju motti juurde tegeleda siuksed asjadega, nii et vaatame siis, kuidas meil seal läheb homme. Nonii, kell on hommikul 8, auto on peal. Lähme Maikeli juurde vaatame, kuidas tal läheb ja jõuamegi Drift Factory Matsuurile, uskumatu. Hull nädal. Kui keegi seda aagist osta tahab, siis see on müügis. ML-iga pole ka ammu sõitnud. Okei, näeme kuskil järgmises kohas. Guten Morgen, my friend. Mis sa ehitad? Jõudsin siia, mõtlesin, et ma olen nii kõva vend, ma tulen siia lihtsalt päeva lõpust pilli käima, tõusin siia, tõstin tungiga ülesse. Ei. Aku kottis, siis boosterit ei leia, siis panin mingi suure selle tööstusboosteriga, siis auto käima ei lähe, immo peal. Sellele? Jah, mäletad, ükskord oli sama asi, ta ei läinud käima, siis kui aku oli tühjaks läinud. Aga see aju vist läheb lolliks? Kuigi immo välja kirjutatud, sõitsin laadija maha, tagurdasin siia, siis mõtlesin, võtan tungi, tung on bussis, buss on tagurpidi vastu seina lastud, aku tühi, boosterit ei ole. Ja hommik, vaata, oleks saanud kõik selle eile ära teha, aga mingit roima pidi ehitama. Elu on ilus. Ja küll, teeme ära. Vaatan, et õige rehvi oled valinud vähemalt. Sastino.
jõudsime kohale ja tegime esimesed ringid ära, kõik on hästi. Tegelikult on kell juba mingi 5 õhtul ja autod töötavad, natuke suitsevad, natuke lekivad. Teevad Piiteri asju. Teevad väga häid asju. Nii et great success. Ma olin eile nii kindel, et mingi aeg, et see auto ei jõua siia ja jõudis ja sõidab hästi. Nii et siit kohalt tõmban selle video kinni. Said sõita? Ma sain sõita ja... Plaan on täidetud. Ma tean, et te olete neid Nissan ehitusvideosid juba nii palju näinud, aga siis vaadake veel üks, tähendab, te vaatasite veel ühe just ära. Mees on väsinud. Täiesti läbi omadega. Ei oska mitte midagi öelda, mitte midagi rääkida. See on Nissani ehitamistest käsi soenud. Nüüd tuleb hakata veel ühte ehitama. Mul on esmaspäeval üks asi saabumas või saatmises. Ma olen, jah, vahepeal on äge pingutada niimoodi, et tunned, et nagu ei peaks tegema endale nii, aga siis ikka teed ära ja sa oled nii rahul endaga. Nii et läheme naudime siin seda järele jäänud aega, raja aega ja teie olge tublid, pange like, subscribe ja näeme järgmine kord, teeme midagi uut huvitavat.